Õhtulehe golfipodcast Rauad kuumaks. Rauad aitab kuumaks lüüa Unibet koostöös Rae golfiga. Golfaritelt golfaritele. Tere ja kuulaja-vaataja, oled asunud Eesti esimese golfipodcasti Rauad kuumaks lainele, kus meil on külas erinevaid isiksusi nii golfimaailmast kui ka mujalt ja kellega räägime siis erinevatel teemadel golfist ja igapäevaelust. Minu nimi on Antoni Enden, minuga on külalisi usutlemas taas kord Keter Saaroja. Tere! Ja meid on 2, nii et on aeg saada tuttavaks meie 3. flightikaalasega, nii et rauad kuumaks ja läksime. Meie tänaseks külaliseks on Eesti golfikoondise kapten, kellel on selja taga 6 aasta jooksul 5 aastat siis ülikooli. Ta on 2-kordne Eesti rajamängu-meister ja 2021 löögimängu-meister, toona siis rekordilise vahega 2. koha ees. Sel kevadel ülikooli õpingutega siis lõpule jõudnud ja juunis 25 aastaks saanud mehel on ees ootamas uus ajastu. Võistelda saab nüüd siis meet-klassis ja silmapiiril terendab ka profi-golfari teekond. Tere tulemast stuudiosse, Mattias Varjun. Tervist. Tänud, et leidsid aega tulla meiega siia jutustama ja nagu tavaks, siis me alustame alati külalistega jutuamis sellise jäämurdja küsimusega. Nii et esimene siis minu poolt, et meieni on jõudnud üks selline väga tugev väide, nimelt ei tohiks Eestis olla inimest, kes teab golfist ja golfimaailmast toimuvast rohkem kui sina. Kinnita või lükka ümber? Ma arvan, tegemist on tõesti väga julge väitega. Et Eesti golfiajalugu on küll, golfiajalugu on noor ja samamoodi olen ma ise, et mulle meeldib golfi kohta palju uurida ja ma olen seal sees palju olnud. Nii et selles mõttes ma julgen öelda, et ma tean golfist palju, seda, kas ma teistest rohkem tean, seda ma nüüd nii kindlalt omaks ei võta. Okei. Lisaks golfile sa oled ka suur teiste spordialade fänn, näiteks hiljuti käisid Tour de France'i jälgimas. Et mis spordialad sa peamiselt jälgid ja mis on siis lisaks golfile spordialad, mida sa ise harrastad või harrastaks siit, kui oleks rohkem aega? Jaa, mulle meeldivad väga palju erinevad spordialad ja ma olen neid kunagi noorest peast ise teinud. Kõige rohkem tegin korvpalli ja jalgpalli ja neid ka ma aktiivselt jälgin, aga nüüd mida vanemaks ma saan, siis ma avastan uusi asju nagu rattasõit, eks ole, ja mingid muud sellised spordialad, et tegelikult mul ei ole ühtegi sellist asja, mida ma võib-olla nagu kindlasti jälgiks, et ma avastan pidevalt mingeid uusi asju ja siis võib-olla natukene mingiks ajaks süvenen sinna, saan sellest rohkem teada, siis jälle vajub ära, võtan mingi järgmise asja, et selles mõttes nii-öelda huvi on lai ja ma vaatan erinevaid asju. Kui mul oleks aega tegeleda millegi muuga, siis endiselt korvpall on mul südamelähedane. Seda ma kunagi tegin päris tõsiselt ja mul oli ka soov jääda seda mängida, ma kahjuks või õnneks see nii-öelda välja ei tulnud ja nüüd vaadates, et ma võib-olla ei ole päris korvpalluri mõõtu, et ma arvan, et golf selles osas sobib natuke paremini, aga kunagi kindlasti võib-olla sõpradega või mis iganes võib käia mängimas ja ma arvan, et see võiks väga kihvt olla. Kas praegusel ajal, kui sa nii-öelda mingeid teatud spordialasid jälgid ja nende kohta mingi õpid, uurid erinevaid asju, siis kas nii-öelda, kui sa jälle mingi spordiala ette võtad või kas või siis näiteks see rattasõit on et kas sa tegelikult ise proovid ka selle läbi või see jääb ikkagi jälgimise tasandile? Tead, see täiesti sõltub sellest spordialast, et kui sa nii küsid, siis ütleme, et peale selle Tour de France'i vaatamist ma olen rattaga küll rohkem sõitnud ise. Aha, no väga hästi. Et mitte küll nüüd see, et ma läheks poodi ja ostaks uue ratta ja hakkaks kohe nagu tõsiselt tegema, aga ütleme, et aeg-ajalt ma ikkagi rattaga sõidan ja nüüd olen kindlasti sõitnud rohkem kui võib-olla muidu siin viimaste aastate jooksul. Okay. Kas sul on äkki mingi selline spordiala ka, et mis on, ma ei tea, siuke erilisem või mitte nii võib-olla tuntud, mida sa oled nüüd just enda jaoks, ma ei tea, avastanud või midagi, või on pigem sellised, kõik ongi rattasõit ja korvpall, jalgpall, või on midagi sellist erilisemat ka, mis on nagu mingi super huvitav, et teistele soovitada, et kuulge, seda olete näinud või? Üldiselt on sellised tavalised spordialad, aga eks igast huvitavaid asju satub, et see ei ole küll viimase aja teema, aga mulle näiteks meeldib piljard ja snooker ja ka noolemäng.
mida ma nüüd viimasel ajal nii aktiivselt ei jälgi, aga ikkagi olen varem jälginud ja mul on ka mõned sõbrad, kes seda teevad ja ütleme, et on ka päris kihvtid asjad, kui sa sinna sisse lähed. No Tarts on, eriti kui seda vaadata Tartsi neid võistlusi, mis seal Inglismaal näiteks toimuvad ja see melu, mis seal on, mul on ka sõber, kes jälgib ja mind ka vahepeal nakatanud lihtsalt paelub ennast, kui sa hakkad seda vaatama, kui sa natuke neid isiksusi ka tead, siis kohe selline huvitav ala. Ja see ongi, et kui sa lähed sinna sisse ja saad teada, mis inimesed need on, kuidas need mängud päriselt töötavad, siis see on, enamus spordialad tegelikult on lahedad, kui sa oled seal sees, on ja selles mõttes mulle meeldib ka käia, ja vormel 1 on veel üks asi, mis mulle meeldib, mida ma ka kevadel sattusin esimest korda laivis vaatama. Miami's. No nii. Ja, väga vinge oli. Tegelikult ma pidin juba aasta või 2 tagasi Itaalias minema vaatama, aga siis oli see kord, kui seal üle ujutas vist kõvasti, jäeti see sama etapp, kus me pidime minema, tühistati ära. Ehk siis ei tulnud välja, aga jah, see aasta kevadel ma esimest korda nägin laivis seda. Ja see laivis vaatamine minu arust on ülivinge, sest et sa näed neid inimesi, keda sa muidu jälgid ekraanilt, saad aru, nad on ka päris inimesed ja nad teevad mingit päris asja ja ikkagi see väärtus on selle olemas, kuigi see võib-olla näiteks vormelis on ja näed seda tervet rada telekaekraanilt palju paremini, kui sa seal laivis näed ühte sirget, kus nad mööda sõidavad, on aga ma olen väga kõvasti seda usku, et need live asjad on väärt seda. No sellega ma olen nõus, mul on endal siuke, või ütleme nii, et kui ma mingid aastad noorem olin siin, et siis oli see, et kõik käisid kogu aeg jalgpallimängi, igasuguseid erinevaid vaatamas ja sorry, või kas või, et sa vaatad telekast, elad nagu mingile teatud klubile või satsile siis kaasa. Siis ma nagu istusin, vaatasin, et ei ole tore, aga nagu what's the point, nagu miks sa seda teed, et mul võiks samal ajal, ma ei tea, hoopis midagi muud teha, palju kasulikuma, kui et ma istun diivani peal, ma vahin seda mängu. Ja siis ma ei mäleta, mis aastal, ühesõnaga, et läksime vaatama Manchester United ja Evertoni mängu. Ja siis ma olin ka niimoodi, et ma ei tea, mis ma sinna ikka tulen ja niimoodi ja kui ma päriselt seal ära käisin, siis ma mõtlesin ka, et okei, see oli next level, et see on ikkagi kohapealse nagu hetke emotsioon ja see kogemus, see oli ikkagi nagu hoopis teine, nii et ma isegi nagu saan aru sellest, et miks minna isegi koha peale ja seda nagu reaalselt laivis nagu jälgida, sest et sorry, kodust ei ole nagu tegelikult nii vinge, minu arvates, see on minu arvamus. Ma arvan, see eriti ka veel nagu tippspordi kohta, et kui sa käid tõesti neid maailma tippe vaatamas, ükskõik mis alal see on, et ma olen seda nagu alati imetlenud, kes on, keegi on omal alal nagu väga kõva nagu spetsialist ja teeb seda nagu väga-väga hästi, et mäletan kunagi vaatasin Kobe Bryantit, kui ta kossu mängis ja siis Roger Federer mulle tennises väga meeldis. Et sa vaatad, keegi on oma asjas nagu nii hea, et see on nagu nauditav. Okei, aga lähme golfi asja juurde ja võtaks kohe nagu selle teema, et kuidas sina jõudsid üldse golfi juurde? Mina ja siis ka mu vend jõudsime golfi juurde läbi peretuttavate ja kõigepealt meie vanemaid kutsuti mängima ja meid võeti lihtsalt nii-öelda kaasa, et me ei pidanud üldse minema, aga või see ei olnud meile suunatud, aga me sattusime sinna kaasa ja tehti meile ka green cardid ja ma ei tea, võiks öelda, et kõik muu on ajalugu või kuidas nad ütlevad selle kohta. Aga hakkasime ka mängima ja alguses see oli siuke suvine nagu spordiala, et me tegime palju muid asju ja kossu jalgat kõvasti, kui me olime nooremad, mõlemad. Ja golf oli siis suvel, oli siuke hea koht, kus sai lapsed viia, et hommikul väljakule õhtul tagasi ja päev otsa nad saavad seal ise hakkama. Et see oli niimoodi ta algas üks hetk hakkasime nagu tõsisemalt võtma ja kas mingi ajani oli siis mingi nagu kõrvaline ala, mis võttis rohkem isegi nagu, millega konkureeris, et kuidas alguses oli ja mis hetkel sa siis nagu tegid selle pöörde siis ainult golfi peale? Ma arvan, see golf sai põhispordialaks siis, kui ma olin umbes 15. Et sinnamaani ma tegin korvpalli, kui ma olin natuke noorem, siis ka jalgpalli, vahepeal ma tegin neid kõrvuti, sinna kõrvale tegin veel muid mingid spordialased, aga need olid 2 asja, kus ma nagu ka võistlesin ja tegin nii-öelda tõsisel tasemel seda. Aga 15 aastaselt umbes ja ma arvan, vend siis oli 13. Hakkasime golfile rohkem keskenduma ja siis muud spordialad vajusid nagu natukene ära või siis tegime neid lihtsalt selle jaoks, et ma ei tea, talvel teha mingit muud füüsilist nagu trenni kõrvale. Te alustasite mõlemad niitväljalt, on ju? Ma arvan küll, jah. Kas sa sellist asja näiteks mäletad, et kes su esimene treener oli?
meie esimene treener oli siuke äge inimene nagu Piret Peerna. Tervitused. Jah. Temaga olid väga meeleolukad esimesed paar aastat. Ma mäletan, Sander Adusaar oli veel tema juures see hetk. Temale me vaatasime kõvasti alt üles, sest et ta on meist mõned head aastad natuke vanem ja tema juba oli ikkagi mingil tasemel golfimängija see hetk. Meie olime päris pisikesed ja tegelikult ei saanud üldse aru, mida me seal teeme. Okei, aga praegusel hetkel, kelle juures treenid? No nüüd viimased ongi peaaegu 10 aastat on mu treener olnud David Silva. Ütleme, et see, et me tema juurde läksime, mina ja siis nii-öelda mõned Eesti poisid siin veel, see nii-öelda langes kokku selle aega, kus me hakkasime golfiga nagu tõsiselt võtma. Ja siis tekkis see arusaam, et üldse kuidas trenni teha, kuhu me üldse võiks sellega jõuda. Selline asi nagu USAsse ülikooli minek on olemas ja nii edasi, et enne seda me võib-olla natukene kuidagi tegime sihitult või meil ei olnud sellist nagu suurt visiooni, aga ütleme, et mingist hetkest see nagu tekkis ja see, et me oleme siin ülikoolis käinud erinevad kutid, et see oli meie jaoks lihtsalt normaalne nagu teekonna jätk. Aga kui nüüd nagu minnagi sinna aega tagasi, et kui sa ütlesid, et ütleme 15 olid see siis, kui sa mõtlesid sellele, et nüüd nii-öelda täislaks nagu golfi peale minna, on ju, ja et sealt enam-vähem edasi ka kohe oli see nii-öelda ülikooli mõtted tulid juba juurde, umbes niimoodi, siis võib-olla sa räägiksidki sellest osast, et ma mõtlen, et kui meil praegu tegelikult noored vaata peale on tulemas ja praegu ütleme see hea vanus ongi see mingi kuni 16 on need, kes sealt peale tulemas on, et kuidas reaalselt see nii-öelda sul nagu välja nägi või et kes see tuli sulle rääkima seda, et kuule, siuksed variandid on või et kus sa seda nagu infot said, et kuhu minna või mida teha? No tol hetkel, kui me alustasime Davidiga koostööd, siis tal oli pundis ka päris palju soomlasi või soomlased olid põhilised, sest ta elas seal on ja treenis neid ja siis meie lihtsalt Eestist siin arvasime, et me tahame ka sinna trenni minna. Ja need poisid olid seal nii vanad, et nemad kas kohe läksid või siis juba käisid ülikoolis. Ehk siis meil oli väga nagu otsene kuidagi eeskuju selles osas. Et ala nagu meie nüüd võime olla siin noortematel Eestis on, aga sel hetkel Eestis meil ei olnud ühtegi eeskuju, keegi ei kujutnud ette, mis see endast nagu, mis see nagu tähendab. Aga seal, kuna need poisid mängisid USAs ja nende jaoks oli see normaalne, siis meie ka vaatsime, et see on tegelikult nagu normaalne asi, et me ei vaadanud, et see on midagi müstilist kuskil kaugel. Okei, aga kuidas nüüd, sul nii-öelda eeskuju on ees, et keegi läheb ja teeb, aga kuidas reaalselt see nii-öelda protsess välja näeb või et kuidas sa tead üldse, millisesse ülikooli või nagu, kuidas, ma ise oma peas muidugi mõtlen esimene asi on, kuidas sa üldse julged minna? Mina olen muidugi täis nagu kodumaa inimene, aga lihtsalt nagu, ma saan aru, et see on tegelikult nagu ülikõva kogemus ja nagu hoopis nii-öelda teised väärtused on sellel, aga kuidas sa nagu tead nii-öelda kuhu minna või et millise valiku sa enda jaoks nagu teed või mis variandid üldse on? Ega sa ei peagi algus 100% teadma, kuhu sa lähed, sest et mina olen ka 2 korda kooli vahetanud ja mõlemal korral päris edukalt, ma arvan. Aga meil nägi see välja niimoodi, et meil olid nagu treeneri ja mängijate kaudu mingisugused tutvused USAs, ehk siis me teatud ülikoolide treenereid ja nendest koolidest natukene rohkem teadsime. Ja meie lõpuks kõik olemegi selle kaudu sinna läinud. Aga ütleme, et kui sul seda ei ole, siis tihti peale mingist hetkest, kui sa oled jõudnud teatud tasemele, siis on agentuurid, kes otsivad mängijaid, et neid saata sinna ülikooli, aidata neil minna ülikooli. Ja ka minuga võttis ühendust paar sellist organisatsiooni, mina küll see, et kütsin, et mul on juba asjadega hästi, et ma tean, mida ma teen ja kuhu ma tahan minna. Nii et ma nendega rohkem kokku ei puutunud, aga see on nii-öelda teine tee. Aga minu isiklik arvamus on ikkagi, et kui sul on nagu mingi isiklik kuidagi suhe kellegiga USAs või kuidagi mingi parem teadmine, siis seal tihtipeale läheb nii, et sa jõuad kuskile nagu kohta, mis on sinu jaoks parem või kus on paremad tingimused, et kui sa lähed nagu natukene pimesi, siis võib minna nii ja naa. Aga seal jällegi on see, et kui sa oled hea mängija, siis sul on võimalus vahetada kooli.
aga kuidas näiteks see protsess välja näeb? Või noh, et ütleme, kui ma olen seal, ma vaatan, et nagu üldse ei suju, et ma ei teagi siis, kas mul on treeneriga mingi error või nagu mingi muu asi, et kuidas nagu see protsess või kuidas sinul see vahetus välja nägi? No see vahetus ise on väga lihtne selles mõttes, et sa lähed, ütled, et ma tahan vahetada, paned mingile paberile allkirja ja siis... Aga keegi nagu, ma ei tea, viltu ei vaata või niimoodi, et või aga see ongi nagu tavaline nagu olukord või see on osa sellest, aga kuna need golfitiimid on väiksed ja iga mängija on ikkagi nagu käsitsi valitud sinna, et ei ole mingi Ameerika jalgatiim, kus on 100 venda, on ju, et kui ikka keegi läheb ära, keegi tuleb nii edasi, et golfitiimid on nagu väiksed ja sa oled treeneriga nagu igapäevaselt koos ja sul on nagu mingisugune ütleme, et see side on natuke teistsugune, on ju, et siis kui sa lähed, ütled sellele samale treenerile, kes sind sinna kooli on nagu on värvanud, sa lähed, ütled talle, et kuule, et ma nüüd lähen ära, siis see ei pruugi hästi minna ja see on, ma arvan, see keerulisem osa sellest nagu koolivahetusest, et sa esiteks pead olemagi kindel, et sa tahad seda teha, teiseks sa pead võtma selle julguse, et sa lähed, ütled treenerile, sest osad on sellised, et nad ei taha seda teha ja võivadki jääda siis, ütleme, sinna, kus nad on ju. Et ma arvan, see on nagu see keerulisem osa, aga kui sa seda suudad endale kindlaks teha ja oledki, et ma teen seda selle jaoks, et minul oleks parem, siis ütleme, et see võib-olla kõlab hullemini, kui ta tegelikult on, et muidugi sa pead minema uude kohta ja rääkima uute treenerite ja kõik need asjad, et see võtab aega ja sa pead sinna nagu nii-öelda panustama, aga kui see on see, mida sa tahad teha, siis see on nii-öelda loogiline. Ülikooli valimisel ilmselt mingi, nagu seal on teatud kriteeriumid võib-olla mängijal endal ka, et mis seal nagu ees ootab, noh, ma kujutan, et nii-öelda facility'd on ju ja kas nagu sina vaatasid ka mingil määral selle järgi, kus sa mida mängida saad või nagu, mis sind nagu võistluste mõttes ees ootab? Sest ma saan aru, et ikkagi kõik ülikoolid ei mängi, noh, ilmselgelt ei mängi samasid võistlusi või samal tasemel, et see ka mingil määral ilmselt nagu seda otsust mõjutab. Ja kindlasti. Alguses esimest korda, kui ma läksin, siis ma olin lihtsalt õnnelik, et ma saan minna tegelikult. Et siis ma nii hästi ei teadnud seda, et siis sul on mingi koht, öeldakse, et sind oodatakse, sul antakse korralik stipendium, sul on kõik hästi, Aga ütleme, et see, mis sa välja tõid, eriti nüüd kui ma teist korda vahetasin kooli, ehk siis see viimane aasta Missourisse läksin, siis ma väga selgelt tegin endale mingid Exceli tabelid ja asju, kui rääkides erinevate ülikoolidega, küsisin, et mis võistlusi nad mängivad, sest et ma tahtsin saada kohta, kus ma saan võimalikult palju tugevaid võistlusi. Ja panin käsi Excelisse ja see oli nagu osa minu sellest protsessist, lisaks sellele treenerid, need facility'd, kõik siuksed asjad, aga ma ka valisin siukse koha, kus ma saan kõvasid võistlusi võimalikult palju. Aga tuleme võib-olla siis selle esimese aasta juurde üldse. Esimene aasta, mis sa väljas olid, 2019 Middle Tennessee State. Kuidas see esimene nagu kohanemine üldse sul sujus seal? Uus riik, lähed sinna omaette elama, õppima, treenima. Kuidas see sul välja kukkus? Kuna mult on seda palju küsitud ja mul on siuke tunne, et inimestele tundub see siuke hästi, ma ei tea, võõras keskkond ja hirmutav kogemus ja nii edasi, siis ma arvan, et mul läks väga hästi, sest ma ei ole paljusid neid asju nagu tundnud. Et ikka elad üksinda ja perest eemal ja ajavahe ja kõik siuksed asjad, aga ma arvan, mul läks ikkagi väga hästi, sest et minu eest nagu treenerid hoolitsesid hästi. Nad said aru, et ma olen nagu tiimile oluline, et ma mängiks hästi ja saaksin nagu ülikooli esindada. Ja ma arvan, et USAs mingis mõttes on see ka, et kui sa sinna lähed, siis sul läheb nagu siuke tempo peale, et sa oledki kogu aeg hõivatud. Et sul on neid päevi pigem vähe, kus sa saad lihtsalt nagu olla ja mõelda, et appi, kus ma olen või mis ma teen või et seda ei olnud ja mul tekkisid kiirelt sõbrad ja elad seal ju teistega, ikkagi mingite teiste sportlastega tavaliselt koos ja käid nendega, nende juures on ju külas või nagu hängid nendega, et mul ei ole siukseid halbu kogemusi ja inglise keelt ma rääkisin normaalselt, kooli asjadega ma sain hakkama, et mul ei olnud siukseid suuri nagu mingeid erroreid ka kuskil, et ma ütlen, minul läks hästi. See oli 18, kui sa läksid välja? Või olid juba 19? 19, ma arvan, jah. Ja, just, jah. Ja peale, jah. Et
mul oli juba hea küsimus. Ma võin vahepeal korraks küsida, siis mul tuli ka, et ma tahtsin lihtsalt seda küsida, et üleüldse, et kui see ülikooli periood nii-öelda oli, sest tegelikult sa nii-öelda erialana õppisid seal majandust, on ju? Nii, siis ongi, et nagu, et golfi poolt nii-öelda tegid juurde, aga kuidas üldse nii-öelda see, ma ei tea, õppimise protsess seal nagu välja näeb? Või et kas sul ongi, et hommikul on mingid loengud, siis lähed trenni edasi, siis vahepeal on mingi muu asi ja siis, või et kuidas näiteks su päev reaalselt seal välja näeb? Või nädal või noh, kuidagi nii? Selles mõttes, et sa oled ikkagi tavaline õpilane, et nüüd see viimane kool, kus ma olin selle näitel, ma võin öelda, et seal koolis oli umbes 30 000 õpilast ja neid sportlasi on selle hulgas mingi 300 või 400. Et nende sportlastega sa küll puutud kõige rohkem kokku ja sul on tunne, et kõik teevadki sporti, tegelikult teeb mingi 1% seal sporti, et ülejäänud on tavaõpilased. Ja sina oled ka üks nendest tavaõpilastest, lihtsalt selle kõrvalt sa teed sporti. Ja vastavalt sellele, mis sporti sa teed, siis sul natukene neid tunniplaane asju pannakse niimoodi, et sa saaksid nagu kõike teha. Et meie, ma arvan, enamus nagu golfitiimidel päevad näevad välja sellised, et hommikul käiakse jõusaalis, mitte iga päev, aga ma ei tea, 3, võib-olla 4 korda nädalas. Ja see on nagu vara hommikul, see on, ma ei tea, kõige varem, mis mul on trennid olnud, on 5:45 alanud ja üldiselt on, ma ei tea, näiteks 6:30 või 6 või 7 või no midagi sellist, et need on nagu vara ja siis käid seal ära, teed 8-12 seal vahemikus või 1-ni, on sul enamus tunnid, mis sa nagu koha peal käid ja peale seda sööd lõunat, lähed golfiväljakule ja siis õhtul, kuni läheb pimedaks või ma ei tea, mõndadel on õhtused klassid ka, aga ütleme, et nii-öelda pärast lõuna jääb nagu golfi mängimiseks. Ja mul on enam-vähem iga aasta niimoodi olnud ja ma arvan, enamus golfiprogrammid USAs töötavad nagu selle sama rütmi alusel suures plaanis. See oligi põhimõtteliselt sama asi, mis ma tahtsin sealt juurest nüüd siis korra tagasi tulla veel see, et kui palju see esimene aasta, kas sa ütled, et sa nagu tegelikult kohanesid hästi, mingit halba kogemust ei olnud, aga kas selle nii-öelda sellise rütmi sisse saamine algul oli keeruline või kohanesid see kiiresti ära, et varajased ärkamised, siis kool, kuhu see nii-öelda trennide ja õpingute nagu balansseerimine? Tead, selle varase ärkamisega on see hea asi, et kui sa lähed Euroopast, siis see ajavahe töötab sinu kasuks. Et esimesed mingi, ma mäletan, kui ma olin esimest aastat USAs, siis 2 nädalat järjest ma ärkasin öösel kell 3 üles ja tundsin ennast, et ma olen nüüd valmis alustama oma päevaga. Ja siis, kui see trenn hakkab sul nagu kell 6 või kell 7, et siis selleks ajaks sa oled juba nagu ammu valmis ja siiamaani, kui ma olen alati USAsse läinud, ma olen selle nagu üritanud sinna rütmi nagu jääda, et ei ole see, et ma olen magan seal nagu 10 hommikul, vaid niikuinii need trennid asjad tulevad peale üsna kiirelt, kui sa nagu USAsse lähed, aga ütleme, et Eestist minnes on alati hea ja siis sa lihtsalt jätkad sellega, et selles mõttes ma arvan, kõlab hullemini ja kui sa oled võib-olla pikemalt seal USAs olnud ja saad ala mingi nädala nagu vahepeal tuleb mingisugune koolist paus ja saad ka nagu golfist puhata, siis võib-olla magadki natuke kauem ja siis on keerulisem sinna rütmi saada, aga see esimene aasta sellist tunnet ei olnud, et kõike on jube palju või? Võib-olla mingi hetk oli, aga ütleme, et ma nagu olin alati siuke, et nagu koolis ma olin harjunud õppima, et minu jaoks oli nagu normaalne, isegi mind nagu üllatas, kuidas osad need ameeriklastest tiimikaaslased nagu võtsid seda kooli kuidagi väga lõdvalt ja ei tahtnud nagu üldse asju teha. Ja siis võibki nagu minna keeruliseks, et kui sa mingid asjad jätad nagu konkreetselt tahaplaanile, aga mul seda probleemi ei olnud. Ja mul ka nagu selles mõttes läks hästi, et ma sattusin sellisesse kohta, kus ma sain kohe tiimi esindada, mis tähendab seda, et sa saad reisida kaasa, mängida kooli eest, et need nagu reisid on hästi lahe osa sellest USA asjast kõigest. Et kui teised reisivad kuskile ja mängivad mingid lahedid väljakuid ja sa samal ajal istud nagu kodus, siis pooli kutt ei ole ka, siis ongi siuke natuke nagu, siis võib-olla tekib see üksildane ja nagu tunne ja võib-olla hakkad mõtled, et mis sa siin teed ja et kodus on äkki tore ja siuksed asjad, aga mul õnneks seda ei olnud, et ma sain kohe mängima ja ma olin nagu asjast täiega sees, et Mul on üks selline küsimus või mõte nüüd tekkis, et kui sa ülikoolis treenid teatud treeneritega, siis kes nii-öelda igapäevaselt too hetk on sinuga, siis suveperioodil sa oled ju Eestis.
kuidas teil siis see kontakt või selline suhtlus on või kuidas näiteks üldsegi sinu nii-öelda ülikooli treenerid siis meie treeneriga siit nii-öelda kontaktis oli või kuidas nemad omavahel, et nagu selles mõttes, et swingitehnika asi ikkagi nagu peab ju klappima, et ei saa olla niimoodi, et üks räägib ühte, teine teist ju. Et kuidas nad omavahel või et mis plaan teil oligi või et oligi, et ma ei tea, see, mis ma ei tea, USA treener ütleb, et see on nagu kuld ja et siis ma ei tea, Eestis lihtsalt vaadatakse seda ja hoitakse kuidagi või kuidas pidi see? Ja see treeneri valik on USA-sse mineku puhul ma arvan üks olulisemaid nagu komponente just selles osas, et meil oli algusest peale see, me läksime USA-sse, ütlesime treenerile, et et meil on oma treener olemas, me temaga suhtleme nagu läbi sõnumite, videote, asjade. Või äkki Daniel ise ka aitas sulle äkki treenerit valida või ei või? Noh, selles mõttes treener ja kool käivad koos, et jah, me teadsime nagu, et milline see treener on, kelle juurde me lähme, on ju, et sa nagu ei lähe, sa ei vali tuimalt kooli ja siis sa vaatad, mis treener seal on, et see ikkagi see treener, kes seal koolis on, tema on selle golfitiimi nagu boss ja tema siis ise vaatab, mis mängijaid tema endale seda tiimi tahab, sest tema vastutada on see, et tiimil läheks hästi. Tema, see on nii-öelda tema töökoht on nagu joone peal selle pärast kogu aeg, on ju. Aga meil on alati see, me oleme läinud sinna selle nagu ideega, et meil on oma treenerid olemas ja meil nagu golfitehnika poole pealt teeme nagu ühte ja sama asja, et me ei hakka USA-s mingit sugust asja leiutama, on ju, ja me oleme oodanud, et USA treenerid võib-olla aitavad siis sellega, niikuinii nad aitavad selle administratiivse poolega, aga et nad aitavad sellega, et kui on vaja midagi jälgida või kui on sul vaja, et keegi oleks nagu päriselt olemas, sest et kui sul on Eestis treener ja sa oled ise USA-s, siis ajavahe teeb selle keeruliseks, et ei ole nagu samal ajal kõigil aega, eriti kui sa lähed pärast lõuna rärjutama, siis Eestis on juba õhtu või öö. Et selles mõttes me oleme saanud selle, ma arvan, normaalselt toimima, aga ma tean ka juhtumeid, kus USA treenerid on nagu, tahavad olla väga palju seotud, selle mängijaga tahavad väga palju oma ideid peale suruda ja need tihtipeale ei lõppe hästi. Et ma olen seda ka nagu kõrvalt näinud, kus mul on nagu mingid oma treenerid, oma mingid asjad ja siis mingitel tiimikaaslastel, kellel ei ole sellist nii-öelda süsteemi, siis nemad tegelevad seal selle koolitreeneriga ja lõpuks, ma arvan, see teeb neile rohkem kahju kui kasu, et see on kindlasti asi, millele tuleb nagu ette mõelda ja algusest peale, kui sa lähed USA-sse, siis sa ütled treenerile, et mul on nagu need asjad olemas ja et kui sa suudad nagu meid aidata sellega või vaadata, et ma teen õigeid asju seal, siis see on super, aga ma ei oota sinult, et sa hakkad mulle nagu nullist mingeid asju õpetama. Okei. Kas lihtsalt sinu isiklikku arvamust nüüd korraks küsides, et kui meil on Eestis siin noori mängijaid, ütleme, et omajagu tuleb peale, aga treenerid kui selliseid, on niisugune käputäis, on ju. Et see või et mida sina arvad, et kas noortel, kas see pigem tuleb kasuks või kahjuks, kui ta nii-öelda erinevate treenerite juures niimoodi, et natukene ütleme nii, et swingi aitab üks treener, siis chipiga ja putiga on nagu mingi teine treener ja kolmas on mentaalse poolega tegeleb. Et kas see pigem tuleb nagu kasuks või peaks tegelikult jääma nagu ühe treeneri juurde? Ma arvan, ta mingi piirini sõltub nagu igast inimesest eraldi. Et mida nemad nagu tahavad ja kuidas see asi nende jaoks töötab. Mina olen enda näitel ja nagu meie pundi näitel, ma võin öelda seda, et meie oleme kogu aeg nagu ühe või siis äärmisel juhul on keegi meid veel aidanud, on ju, aga sisuliselt me oleme nagu ühte asja teinud. Et meil on nagu plaan, mis meil on nagu kuudes ja aastates ja sellises nagu pikemas perspektiivis, on ju, et mis ma nagu kõrvalt võin öelda, mis ma olen ise näinud, et kui on nagu treenereid mitu, siis on neid nagu ideid palju, siis üks treener ütleb ühte, teine ütleb teist, tihtipeale treenerid tervikuna on sellised, et neil on mingi oma idee või filosoofia ja nad tahavad nagu seda teha ja teisel treeneril võib see olla natuke nagu teistmoodi, et need ei pruugi minna nagu kokku 100%, et kui treenerid omavahel saavad hästi läbi ja suhtlevad hästi, et ütleme, et kui näiteks minu treeneril ja siin ja siis minu treeneril USA-s, et kui nemad saavad omavahel hästi läbi, siis see töötab väga nii-öelda ilusti, on ju. Nad arvad, et see on natuke teine dünaamika, kui et sul igapäevaselt on mitu treenerit, on ju.
aga ma arvan, et selline iga asja jaoks oma treener, see on, ma tean, tuuri peal tehakse niimoodi, on ju, aga seal on natukene teine teema ja mängijatel ongi väga spetsiifilised mingid vajadused ja harjumused ja asjad, mida on nagu vaja muuta, on ju, näiteks mingi putitreener, et seal ma arvan, see on nagu õigustatud, aga kui sa oled nagu noor golfimängija ja sa nagu kasvad ja arened, et siis sul julgen või ma tahaks arvata, et sa võib-olla nagu saad rohkem kasu mingisugusest ühtsest suunast, et sul ei ole mingeid erinevaid kahtlusi ja mõtteid, vaid sa tead, kuhu sa lähed, on ju. Ja sul on mingi treener, kes suudab nagu selle asja sulle nagu selgeks teha, et kui sa hakkad nagu edasi-tagasi minema, siis võib-olla lõpuks ongi see, et sa oled kuskil kahe vahel. Oled kuskil kahe vahel nagu mingil kellegi maal ja sa nagu ei saa aru, kus suunast sa täpselt lähed, on ju, et meil on alati olnud see nagu filosoofia, et meil on nagu pikas perspektiivis vaja paremaks saada, et mingi üks halb võistlus või siis mingi kehvem periood on ju, näiteks kus me teeme rohkem mingi swingiga tööd, et see on täiesti normaalne. Et selle keegi ei satu sellest paanikasse, vaid see on nagu osa protsessist, on ju, ja kui sa paned neid juppe kokku, et järjest paremaks saada, siis üks, et nagu need tulemused tulevad järgi ja ma arvan, see annab ka nagu endale sulle meelerahu, et sa liigud nagu mingi nagu suurema eesmärgi suunas või kuidagi ta on nagu kaugemale saada kui see, et nüüd see nädal ma pean see võistlus hästi mängima, muidu juhtub see või teine asi, on ju, et niimoodi on keeruline, sest golf on niigi raske mängida. Ma tahakski nüüd korra natukene seda USA nii-öelda treeningute süsteemi või seda korra nagu puudutada, et võib-olla mõne jaoks, kes võib-olla golfi nii palju jälgi või ei tea, siis arvavad, et võib-olla see on hästi nagu tehnikapõhine ala, on ju, aga tegelikuses vaadates tänapäeval golfareid, siis päris korralikud nagu jõumehed on ka lihtsalt selleks, et see swingi kiirus ja löök oleks nagu, jõuaks kaugele ka. Et kui palju teil näiteks seal seda jõutrenni üldse oli? Sa ütles, et hommikud algasid jõusaaliga, ja ilmselt nagu hooaja väliselt on ilmselt jõutrenni rohkem, et seal nagu võistluste vahel väga palju ei saa lihaseid koormata sellega, et ennast nagu ära väsitakse. Kui palju, mis see protsentuaalselt või kuidas see nagu jõutrenn sinna sulandub, kui palju seda on? Jällegi sõltub natukene, kus sa oled ja mis treenerid sul on, aga üldiselt tehakse ka hooaja sees normaalselt nagu jõusaali trenni, et võib-olla kui sa, ütleme, laupäeval sõidad võistlusele ja sul reede hommiku on trenn, siis sa ei tõmba ennast päris nagu mingi maksraskustega nagu kinni, on ju, aga suures plaanis selle sama päeva nagu, või selle sama nädala esmaspäeval või kolmapäeval, ma arvan, sa võid täiesti rahulikult teha nagu korraliku jõutrenni ja ütleme, et see on pigem see, mida nagu tehakse ka. Et muidugi suures plaanis jälle hooaja sees versus hooaja väline on natukene erinev, on ju, et siis sa saad, võib-olla tuleb üks trenn lisaks, võib-olla teed natukene rohkem, ongi ainult jõuspetsiifiline, aga suures plaanis ikkagi jõutrenni tehakse korralikult ja sellega nagu ütleme liiga palju nii-öelda tagasi ei hoita. Et mõistlikkuse piires võib olla mõnes kohas, aga tehakse korralikult ja ma tean, mõnes kohas tehakse mingid joogasid ja pilatesid asju juurde, olen ma ka teinud mingil määral, et see on ka hea, aga jällegi mitte igal pool ja need, mis see trenni täpne sisu on ka minul olnud aastate jooksul väga erinev, et on olnud siuksed, kus sa ainult tõstad, on siuksed, kus sa teed nagu rohkem golfispetsiifilist asja, aga ütleme tervikuna USAs kuna muud spordialad teevad nagu väga kõvasti seal üldfüüsilist, siis ka golf lihtsalt olles nagu seal selle süsteemi sees, siis ikkagi tehakse ka ja kui sa vaatad neid nii-öelda tippamatööre, kes tänapäeval tulevad ja lähevad tuurile mängima, siis enamus neist on ikkagi füüsiliselt väga heas vormis ja löövad seda palli päris kaugele. Kui pikalt sa lööd drive'i? Hästi pikalt. See on klassikaline küsimus alati. Jaa. Ma olen näinud küll, sa lööd küll väga pikalt. Ma ise arvan, et ma olen kuskil nagu keskpärane pikkuse poolest, sest mõttes ma ei ole nagu väga pika löögiga, aga ma olen teadlikult samas nagu teinud seda trenni, et ma lööksin palli kaugemale alates sellest, kui ma olen nagu noorem, et nii-öelda seda kiiruse trenni, üldfüüsilist ja kõike seda, et võib-olla kui ma oleks sama asja teinud, nagu ma praegu teen mingi 20 aastat tagasi, siis ma oleks pika löögiga, aga tänapäeva maailmas ma olen, ütleme, kuskil nagu keskel, et ma arvan, et ma olen piisavalt pikalt, aga
ütleme, et kui ma lööks palli veel 15 meetrit kaugemale tee pealt, siis ega ta kahju ei teeks. Ja pikalt drive'i lööd? Oled mõõtnud trackmani peal äkki ära? Olen ikka, no ma arvan, et õhust kuskil 270 meetrit näiteks. Mis sa ise ütled, mis sinu mängu kõige tugevam osa, millega sa kõige enesekindlalt ennast tunned ja mis on jälle selline, mis võib-olla sa vahelduv edu, ma ei tea, aeg-ajalt tunned, et tahab kõige rohkem timmimist või sellist putitamist saada? Ma arvan, need asjad on ka muutunud aja jooksul, aga praegu kindlasti tee pealt, eriti see hooaeg on olnud päris soliidne. Ja ka ma arvan, greeni ümbelt igasugused mingid chipi ja pitchi löögid on olnud päris head. Võib-olla millega tuleks rohkem tööd teha on puttamine, kus ma tunnen, et nagu liiga palju lööke läheb lihtsalt kaduma. Ja eks kõigis mänguelementides tahaks paremaks saada, aga ma arvan lühidalt kokkuvõttes on enam-vähem niimoodi. Aga mis on näiteks selline, ma ei tea, golfikepp või asi siis, et millega sa ennast kõige kindlamini tunned? No ma arvan... Või mingi teatud löök? Või ma ei tea, ma arvan driveriga tunnen päris hästi, et ma parema meelega olen driverit tee pealt kui mingit rauda. Et kui ma sinna mängu statistikasse vaatan, siis ma arvan, ma driveriga taban fairway'd ka suurema protsendiga kui rauaga, nii et selles mõttes ma arvan, ta tuleb mingist mõttest meie nagu kasvatusest, kuidas me oleme golfiga üles kasvanud, sest et noorest peale on meile väga palju õpetatud drive'i lööma ja nagu proovida lüüa kaugele ja siis üks hetk saad sellega otsemaks, sest et tänapäeval enam sellist asja, et lööd rauaga tee pealt ja siis proovid kuidagi mängida, On olukorrad, kus sul tuleb mingisugune veetakistus ette, kus sul ongi ülikitsas, et sa ei saagi driveriga lüüa, on neid olukordi, aga enamus radadel lüüakse drivereid isegi siis, kui on kitsas ja sa pead seda nagu hästi lööma. Ja ma arvan, see tuleb nagu välja kõik, kes on siin meie pundis veel on ja mul vend ja Kevin Egers ja Karl Ellat ja kõik selles mõttes on ikkagi driveriga pigem päris head. Mulle sa jätad sellise hästi vaoshoitud ja sellise rahuliku inimese mulje, aga kas sul tuleb vahepeal sellist tunnet väljakul nagu tõsiselt, et nüüd ma selle kepi pean välja vahetama, rauad pean välja vahetama, nagu et siin on juba täitsa nagu masin on katki? Või et põlve peal kräksti? No millal sa ise... Oled sa mõne kõik ära lõhkunud? Millal sa ise viimati golfiväljakul käisid? Eile. Kas sul tekkis siuke tunne? Kusjuures eile ei tekkinud, eile oli jube hea päev, aga arvestades minu taset, siis ma ütlen nii, et ma olen ka selles suhtes nagu rahulik, et ma päris rage quit'i seda kilti ei lähe, ma saan aru sellest, et asi on minus, aga üldiselt, see on ikka mängu osa, et ei ole meist keegi sellele immuunne, et võib-olla seda välja alati ei näita, aga ütleme, et golf testib igat nagu osa sinust tegelikult. Et muidugi on neid hetki, kus mõtled, et nagu Keter ütles, et üle põlve kepi võiks, ei, muidugi on neid olnud hetki, kus mõtled, et selle tahaks küll ära murda, aga mingist hetkest saad aru, et palju sellest siis kasu on, et sa pead järgmisel ajal selle kepiga lööma, siis sul ei ole seda või sa pead selle uue leidma ja nii edasi, aga see frustratsioon on osa sellest asjast ja ma arvan, mingis mõttes ta isegi ei ole halb, sest et see näitab, et sulle läheb see asi korda ja sa tahad väga hästi teha, ja golf lihtsalt paratamatult on siuke mäng, kus ei tule kogu aeg hästi. Vahepeal on perioodid lihtsalt. Jah. Aga just tegelikult üleüldse, nagu kui tihti sa oma varustuses midagi üldse välja vahetad? Kui tihti sul üldse seda vajadust on või näiteks praegune, ütleme, rauaseid ka pikalt susel olnud on. See on jällegi minu kohta selline, et ma vaatan selliseid keskmist harrastajat Eestis, kes vahepeal ongi niimoodi, et kuu aega ei saagi pihta ja siis järgmine mõte, ei, ma pean minema fitama, ma pean uued ikkagi rauad näiteks. Aga kuidas sul üldse see varustusega on? Püsib pikalt või mingi aja tagant lihtsalt on vaja nagu teha mingi switch? Ma ütleks, et või meie tasemel mängijate kohta pigem püsib pikemalt, sest et ma nagu ei kiirusta vahetama, aga mingi aja tagant paratamatult nagu vahetad. USAs oli see hea, et meid feedigi nagu fitima ja mingi aja tagant saime nagu uued kepid, sest et see oli nagu normaalne osa, et käia nagu ajaga kaasas
ja ütleme, et nooremas eas on seda rohkem, kui sa kasvad ja muutud, on ju, aga ikkagi ka nagu minu vanuses, et kui ma alustasin ülikooli võrreldes nüüd, siis ma olen, ma arvan, nagu füüsiliselt teistsugune ja mingid asjad on nagu muutunud, et aeg-ajalt tasub see nagu üle vaadata, et see praegune rauasett, mis sa küsisid, mul on olnud varsti peaaegu, no üle 1,5 aasta on olnud praegu kindlasti, aga ma kevadel mõtlesin, et ma vahetan, siis ei tulnud see välja, sest ma olin ma USA-s tahtsin seda nagu vahetada ja minna testima teisi keppe, aga mul see õnnestunud, aga nüüd mul on sügisel plaan minna Inglismaale fittima uusi raudu lihtsalt sellepärast, et võib-olla nad peaks olema natukene paremad või äkki leiab mingi nagu parema kombinatsiooni, et kuigi see need, mis mul praegu on, ma olen väga rahul nendega ja mul otseselt ei ole vaja midagi muuta ja umbes aasta tagasi ma sain ka endale nagu lisakeppe, ehk siis mul on mingi 17 või 18 keppi, mida ma saan siis nagu vahetada vastavalt olukorrad, et mõndade radadel on vaja mingit raud 2, teisel on mingit puuseitset ja mingit siukest asju või lisavetši või võtta üks vetš välja või et see nagu ütleme, et see on ka nagu normaalne asi, mis mingist hetkest tuleb juurde ja mis võib-olla vähendab seda, et on kogu aeg vaja uusi keppe, et sul ongi neid rohkem ja siis sa nagu mängid nendega. Aga kuidas näiteks nii-öelda me teame kõik, et golfikepidega see odav lõpu ei ole, kui sa jälle tahad neid välja vahetada, on ju. Et kas näiteks, ma ei tea, on sul siis mingi sponsor või kes see toetab või ülikool maksab kõik kinni või et sest et reaalselt tegelikult ma ei taha teadagi, mis see summa seal taga on, palju su kaikad maksavad. Ja ma ise ka ei taha teada. Ma tegelikult ei teagi täpselt, aga USA-s tihtipeale ülikoolidel on endal huvi, et sul oleks hea varustus, sest et ikkagi saaded nagu nende jaoks tulemust. Mis tähendab seda, et nad toetavad kas siis täies mahus või ma ei tea, pooles mahus su nagu keppide soetamist. Mina USA-s ei pidanud enda keppide eest maksma, aga see osalt on jälle see, et kuna ma kogu aeg olin nagu tiimis esindasin kooli, siis treener ongi valmis seda nagu nii-öelda panustama, sest tal ka ei ole lõputult ressurssi on, aga tal on selle jaoks nagu mingisugused vahendid ette nähtud ja siis tema enda äranägemise järgi neid nagu suunab. Ja ütleme, et kui seal on nagu mingid tüübid, kes käivad seal ja teevad trenni, aga nad nagu võistkond esindama ei pääse, siis nendel ei ole nii lihtne, et nemad võib-olla peavadki ise maksma või siis saavad vähem asju või ütleme, et USA-s üldiselt on ka see, et sa pead väga palju ennast nagu tõestama kogu aeg igapäevaselt, et see, et kui Eestist siin nagu vaadata, et see mängis selle ülikooli eest ja mängis teise ülikooli eest, siis see, et sinna üldse jõuda ja nagu mängida nende ülikoolide eest, siis tähendab seda, et sa 7 päeva nädalas näed selle nimel vaeva, et üldse saada nagu minna esindama, et ja see on, ütleme, et need kepid on lihtsalt nagu osa sellest, et seal nagu see käib kõigega niimoodi. Aga üleüldse niimoodi see aeg nii-öelda sul ülikoolis, et kas sul ongi siis mingi stipendium, mida sa nii-öelda saad või et selles mõttes ma mõtlen, et nagu elu seal ju ka maksab. Et kuidas või kus see või ongi sponsor või mida, sest et sa tööle ei käinud ju niimoodi kuskil Burger Kingis. Ja, ütleme, et saab osad õpilased, ma tean, et käivad, aga see on midagi väga piiratud ja selle pealt see vist ei ole eriti mõistlik ei ole mõistlik, eriti kui sa teed golfi, sest golf on ikkagi terve päeva projekt, et kui sa oled seal mingi kergejõustikuna, sa teed oma 2 tundi trenni ära ja lähed kooli ja lähed puhkama, aga golfiga sa oledki isegi kui sa käid koolis, sul on ikka nagu 8 tundi päevas sõivatud nagu golfi alla sealt juurest. Nii et see, kuidas seal olla, on see, et sa saad stipendiumi. Sest et kui sa stipendiumi ei saa, siis see elu on juba, on päris kallis seal on ju. Ja usakad ise sellepärast ongi ju oma õppelaenudes ja muudes asjades nagu kinni, sest et nemad tavaõpilasena sulle neid stipendiume on nagu vähe. Ehk siis olukord on nende jaoks nagu keeruline, aga kui sa lähed sinna sportlasena, siis see avab sinu jaoks väga palju uusi võimalusi, mida sul muidu võib-olla ei oleks. Ja siis ütleme, et ka kooliti on erinev see, et sul antakse mingi lisastipendiume, ma tean, et esimesed 2 aastat ma sain akadeemilist stipendiumi, mis tähendas seda, et kui ma õpitulemus ei tead, siis mul anti mingi X summa aastas juurde, mis tähendas seda, et lõpuks ma nagu ei maksnud mitte millegi eest, et kui algus oli mingi diil, et ma maksan, ma ei tea, mingisugust summa aastas ise, siis lõpuks oli see, et kuna ma sain nagu stipendiumi juurde, siis ma ei pidanud maksma mitte midagi ja
aga seda ei ole kõigis kohtades ja sa pead ise nagu uurima ja vaatama ja millised võimalused on ja sa saad seal nagu nii-öelda saad erinevaid avaldusi täita, et sa oleksid, et sind nagu kaalutakse, kas sulle antakse neid stipendiume või mitte. Aga noh, ütleme, et see on suur osa sellest jällegi USA-sse minekust. Sest et ütleme, kui sa lähed sinna nagu oma raha eest, siis vähemalt nagu Eestist tulles või üldse Euroopast tulles, siis see on üsna kallis projekt. Ma just mõtlesin seda ka, kui ennem rääkisime just sellest tiimi esindamisest ja osad jäävad koju ja et sul on nii-öelda kogu aeg tegelikult selline väikene stiimul, et olla tiimis, et noh, ilmselgelt näidata tulemusi ja saada varustust, mis iganes. Kui suur see konkurents üldse sinul nende aastate jooksul oli seal? Noh, oli see sul nende 3 ülikooli ajal erinev nii-öelda see tiimi suurus ja konkurents, noh, ma saan aru, sul oli vist päris hästi läks kogu aeg, et sa olid enam tiimis, aga just, et kui suured need tiimid üldjuhul on, kui palju mehi nii-öelda pingil on võitlevad oma koha eest, nii-öelda varumehi? Need tiimid suures plaanis on 7-10 mängijat ja 5 tükki või siis vahepeal ka 6 reisib igale võistlusele. Ehk siis, ma ei tea, 2-5 on need, kes jäävad koju. Ja minu õnneks mul juhtus seda mõned üksikud korrad ainult. Ja siis nüüd viimane aasta ka, kui ma kevadel esimest 2 võistlust ei mänginud, pärast treeneri ütles, et kurat, ma tegin vea, et oleks pidanud su kaasa võtma. Et tiim ei läinud nagu liiga hästi ilma minute. Ja noh, kui sa lähed siin USA-sse, sa tegelikult tahad valida mingis mõttes kooliga selle järgi, kus sa saad päriselt mängida. Et kui sa lähed mingisse meeletult kõvasse kooli, siis on lahe, saad selle koti ja saad need asjad ja saad omale Instagrami postitada, et käid seal on ja, aga kui sa reaalselt mängida ei saa, siis su golfi arengule see kasuks ei tule. Või noh, kui tihtipeale on see, et esimest aastat lähed, siis esimese aasta omad ei saa nagu väga palju mängida. Aga kui see nagu edasi läheb sealt ka, et sa siis lõpuks istud 4 aastat nagu pingi peal, siis sellel ma arvan ei ole ka mõtet. Selle, noh, see on, kui on pallimängualad, selle resümeega väga kuskile tippklubisse nagu ei purjeta. Aga see hooaeg, see nii-öelda nüüd siis ülikooli teekond, noh, sai ju päris korraliku lõpu, et see aasta tuli sealt üks päris kõva võit, et räägi sellest Tiger Invitationalist. Jah, see oli meie koduvõistlus, ehk siis seda korraldati seal rajal, kus me igapäevaselt mängime, harjutame. Ütleme, et üldse see, et ma suutsin seal USAs võita, on väga kõva, sest et ma olen seal üsna pikalt olnud ja see oligi vist eel viimane võistlus, mida ma seal mängisin. Et ma olin paar korda olnud nagu lähemal, kus mul oli nagu võimalust võib-olla, aga ühe korra jäin nagu väga valusalt teiseks ja siis ongi see, et võib-olla ei tekigi nagu uut võimalust, sest ikka konkurents on kõva ja sul ei ole nagu nii lihtne iga nädal seal nagu eesotsas olla, sest et need, kes seal iga nädal on ees, need on ka nagu maailma top 10 amatöörid, on ju. Aga tuli jah, õnnestumine täiesti siuksest kohast, kus seda nagu mingis mõttes võib-olla ei oodanud. Et alati on see, et jah, kodus mängid nii edasi, aga siis on võib-olla see nagu lisapinge, et sa tead, et sa seal kogu aeg mängid ja sa nagu ootad, et kõik teised ootavad, et sul läheks nagu hästi, et meil tiimil läheks hästi. Aga ma arvan, mingis mõttes mängis meie kasuks see, et kui me tavaliselt seda väljakut mängime, siis ta on selline, kus on nagu skoori päris lihtne teha või nagu seal kvalifikatsiooniringides mängivad ikkagi enamus mängijaid alla paari ja ütleme mingi 67 ja 66 on nagu tavalised. Aga kui see võistlus tuli, siis esiteks mängisime paar 70, 72 asemel, ehk siis 2 paar 5 tehti paar 4, mis siis tegi asja keerulisemaks, pluss oli ilm ülikeeruline, oli tuuline, oli väga külm, 2 hommikut meil lükati tiiaegu edasi, sest et oli väljak oli jääs ja ühesõnaga see oli ikkagi igat pidi nagu meeletu katsumus, et sa oled seal väljakul, sa istud seal, sa ei tea, millal sa mängima saad, siis lõpuks saad, siis on nagu külm, siis päeva peal tuleb päike, siis sa põled näost ära, siis õhtul läheb uuesti külmaks, sa mängid tutimütsiga. Ühesõnaga, see oli täielik Ameerika. Nagu mingi kõva mehe jooks ka. Ameerika, noh see enam-vähem selline oli, sest et kui sa selle nagu päeva lõpetasid, siis kõik vaatasid õhtusöögi lauas üksteisele otsa ja keegi ei olnud ühtegi sõna, sest et keegi enam lihtsalt ei jõudnud rääkida, on ju. Aga ütleme, et kogu see asi tegi selle nagu tingimused olid nagu ülikeerulised, pluss meil treenerid arvasid, et on hea mõte panna lipud konkreetselt 2 meetrit green'i servast,
mida me kunagi ei näe seal tavaliselt, aga nad arvasid, et on nagu vaja see nagu vind täiega üle keerata. Mis meile selles mõttes sobis, et me teadsime, et need tulevad mingid väga imelikud lipud ja väga green'i servades. Sest et kõik teised võistkonnad, kes sinna jõudsid, need ainult kurtsid terve nädala, et ei ole normaalne ja see ei ole mängitav ja nii edasi. No, me teadsime ka, et suht nagu tuksis on, aga et me teadsime vähemalt, et siuke tuleb. Ja lõpuks oligi nii, et mina vist olin ainuke mängija alla paari, et seda nagu ülikooli võistlustel liiga tihti ei juhtu. Aga selline rasketes tingimustes golf mulle nagu sobib. Ma arvan mingis mõttes, et ma suudan, ma ei tea inglise keeles on see sõna, et sa grindid, vaata. Et mingis, see on nagu see, mis mul võib-olla tuleb paremini välja kui mõnel teisel. Et kui see võiduskoor oleks olnud -20, siis ma ei tea, kui lihtne mul oleks olnud nii palju pördisid teha, aga see, kui sa pead lihtsalt tegema paare ja lööma palli green'i keskele ja võtma sealt 2 putti, siis see võistlus sisaldas väga-väga palju sellist golfi ja mulle sobis ja ma arvan, see viimasel peal mängitud 66 seal oli tõesti, ma arvan, üks elu parimaid ringe, sest tol päeval ei olnud väga palju muid ringe, mis oleks üldse alla paari olnud, nii et No see kõlab täpselt nagu Eesti golfar, et me alustame siin siis, kui lumi hakkab vaikselt sulama ja lõpetame siis, kui tegelikult on juba uus peale tuleb. Ja talvekindad käes. Okay. Kuule, aga nüüd on niimoodi, et ülikool on läbi. Ja. Mis edasi? Mis su plaanid on? Edasi on plaan tõsiselt golfi mängida ja eeldatavalt järgmine aasta üks hetk ka professionaalselt. Et mis hetkel täpselt ja kuidas see lõpuks välja näeb, eks see selgub, mingi idee on olemas, aga tõenäoliselt on kõige mõistlikum mängida talvel ja võib-olla suve algus mingi nagu tippamatöörvõistlusi veel ja siis nii-öelda mingil hetkel suvel minna prooks ja hakata nagu ka siis ametlikult seda teekonda elama, sest tänapäeval need tippamatöörid golfis on, ütleme, et see elu on väga sarnane nagu profielule. Et kunagi aastaid tagasi see oli nagu 2 täiesti erinevad maailma, nüüd need on järjest rohkem väga sarnased. Ma loodan, et vaatajad, kuulajad on teisigi selliseid minu masti jukusid, kes ei ole endale võib-olla natuke meelega teinud selgeks. Tee palun selgeks, kuidas amatöör läheb golfis profiks, mis need muu nagu... Kuidas see käib? Jah, kuidas see käib üldse? Mis sa muud ma pead või? Sest ma lihtsalt nii ütlen, ma tean teistel aladel või ühel teisel alal niimoodi, et nii kui sa raha vastu võtad, sa oled professionaal. Et see vist golfis päris niimoodi ilmselt ei ole. Auhinna raha, siis mõtlen. No tänapäeval lubatakse amatööridel ka võtta vastu, jah, aga ütleme, et kui sa tahad suurt auhinna raha võtta, siis sa kaotad oma amatöörstaatus ära, on ju. Tehniliselt jällegi, ma arvan, et see on üsna lihtne, et sa nagu ütled, et sa lähed profiks või minu arust sa teed äkki mingi avalduse ka. Et see ei ole nagu keeruline, aga kõik sealt, mis edasi tuleb, on võib-olla nagu keeruline, et sa enam amatöörvõistlusi mängida ei saa, saad ainult mängida nii-öelda profivõistlusi, sa mängidki raha peale ja tavaliselt see tähendab seda, et alguses läheb raha rohkem välja, kui sisse tuleb, et see ei ole siuke asi, et sa hakkad raha printima, kui sa paned allkirja, et nüüd ma olen proff, et üldjuhul Tšekid palun siia. Ja, tšekid palun siia. Teoorias see niimoodi on, jah, aga praktikas alati ei pruugi niimoodi minna. Muidugi me loodame kõik, et niimoodi ta läheb, aga reaalsus on see, et esimesed paar aastat ilmselt on keerulised, sest et sa mängidki teiste inimeste vastu, kes on täiskohaga profit ka, et nende töö on ka golfi mängida, mitte see, et mängid siin sõpradega ja vaatad umbes, kellel täna paremini välja tuleb. Ja kui sa amatöör ja sul ei tule välja, siis on see, et mis siis ikka on järgmine nädal uuesti ja kui sa oled proff, siis üks, et sul võib-olla ei ole nagu töökohta enam ja siis sa pead mõtlema välja, et mis valikud sul nagu veel elus on ja mida sa tahad teha, et see on, ütleme, et sellel on omad nagu head ja vead, aga ma arvan, et ta on nagu huvitav elu ja meil on siin lisaks minule veel mõned Eestis, kellel on võimalus, ma arvan, seda teha niimoodi, nagu meil ei ole Eestis kunagi varem seda olnud, nii et kindlasti tasub sellest nagu maksimum võtta ja kes teab, et võib-olla meil on mõne aasta pärast esimesed nagu
Challenge Touri ja Euroopa Touri mängijad Eestist, et ma arvan, see oleks väga kihvt. Sa ei pea küll nüüd otseselt välja ütlema, mis need sihid on, aga ma saan aru, et sina kui Exceli mees, et sul on nii-öelda Excelisse järgmise paari aasta nii-öelda, sul on, ütleme, sul on see siht ilmselt on nagu olemas, kus sa näed ennast, millistel võistlustel järgmise paari aasta jooksul siis seda profileiba nagu maitsmas? Jah, suures pildis on niimoodi, et sa ikkagi nagu paari aastaga peaksid olema suuteline ennast sealt madalamatelt astmetelt ülespoole töötama, et kui sa seal liiga kauaks kinni jääd, siis statistiliselt juba öeldakse, et sul ei ole nagu, et see võimalus, et sa siis nagu pärast kuidagi veel sealt tuled läbi, on nagu väike. Ehk siis järgmised paar aastat peaks kõvasti tuld andma nii palju, kui nagu sees on ja loodetavasti selle ajaga siis suudame endale näiteks need Challenge Touri staatuse garanteerida või siis ka nagu TP Touri staatuse, et sealt saab edasi vaadata juba, kui TPL läheb väga hästi, et minna USA-sse ja nii edasi, aga esialgu mina vähemalt sihin Euroopas mängimist ja ma arvan, mulle ka nagu meeldib see Euroopas mängimine, et ma olen seal USA-s päris palju olnud ja siin on tore tagasi olla ja mulle siin meeldib. Võid ma küsida? Sorry. Ei, mul lihtsalt oli see, et sina kui maailmarändur, et mis on sinu lemmikväljak võib-olla seni ja võib-olla mis on selline väljak, kuhu sa kindlasti kunagi minna tahaksid? Minu lemmikväljas. Mul on niimoodi, et mul on Euroopas üks ja siis on USAs üks. Ma ütlen 2 tükki. Euroopas on mul Royal Lidem, kus on mängitud ka Openit ja kus me paar aastat tagasi saime Briti amatööri mängida. Kohalikud seal ütlevad, et see on Euroopa kõige keerulisem väljak. Vähemalt mingite reitingute asjade järgi. Ja no ongi selline, et kui seal on sellised õiged linksi tingimused, kus pall veereb ja põrkab, siis kas pall lõpetab rahvis või lõpetab punkris. Et nagu fairway kaldub ja on nii kitsas, et pall ei jää enne seisma, kui ta jõuab nagu kuskile mingisuguse jama sisse. Aga see mulle väga-väga meeldib, kuigi me ole seal nüüd paar aastat käinud, aga siin jätnud minu mällu siukse kustumatu mälestuse. Ja USAs mul on ka õnnestunud väga palju kihvtiseid väljakuid mängida ja isegi mõnda, kus on majoreid mängitud, aga kõige lemmikum on, ma arvan, Bay Hill Country, ma ei tea, mis ta on, jah, Bay Hill Country Club või kus mängitakse seda Arnold Palmer Invitational iga aasta. Ja see on siuke koht, kus ma arvan, et ka paljudel nagu inimestel nii-öelda, kui nad telekast vaatavad, siis on tuttavad mingid rajad ja asjad ja Tiger on seal väga palju kordi võitnud, Rory on vähemalt korra või 2 või ühesõnaga ikkagi see on iga aasta üks PGA Touri nagu tippvõistlusi ja ütleme, et väga siuke prestiižikas koht, kus võita ja kus üldse mängida. Ja see oli siuke koht, et kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma vaatasin, et see ongi nagu nii kihvt, kui ta telekast välja näeb ja iga rada oli hea ja ütleme, et tõsiselt nauditav kogemus. Et see on, ma arvan, musa lemmikradadest, aga kus ma tahaksin mängida, ma arvan, et ma tahaks ikkagi Old Course'il ära käia, sest et ma tean, mul vend on seal palju käinud mängimas Links Trophy't, mul on ühel või teisel põhjusel jäänud see siiamaani mängimata. Aga kas siis järgmise aasta alguses või siis millalgi hiljem tahaks seal ära käia lihtsalt sellepärast, et see on golfi kodu. Ja see ikkagi, või kuidas sa algus ütlesid, et kes golfist kõike teab, et ma arvan, see võiks olla seal ka ära käinud. Ja ma ei tea, USAs öeldakse, et Augustas kõik tahavad mängida. Võiks ka käia ära seal, et mööda külge maha jookseks. Jah, ma arvan küll. Et see on jälle siuke koht, kus öeldakse, et kui sa kohapeal oled versus see, mis sa telekast näed, on väga erinev, et ma arvan, seda tahaks lahe kogeda. Aga no see Euroopa nagu see lemmikrada, see näitab jälle ära, et nagu tõeline grindi on meie vastas. Lihtsalt rada, kus pall võib lõpetada siin, seal, aga mulle see meeldib. No, ekstreemsused ikka meeldivad. Kohe näha, et see Eestis tundis tõeline töömees. Elu ei peagi lihtne. Oota, aga Eestis, milline Eestis on sul lemmikväljak? No ma olen Niitvelalt pärit ja mulle on alati Niitvele meeldinud. Okei, peale Niitvele siis, mis käisin seal ka nüüd paar viimast päeval on käinud mängimas ja endiselt väga meeldib, et ma arvan mina kunagi oli siuke mingi üleskutse või mingi asi, et pidi hääletama, et milline on Niitvele kõige ilusam rada. Sa tead, mis on see või? Ma ei tea, ma pakun 15.
ja täpselt mina nii ka vastasin ja ma terve selle nii-öelda asjanduse võitsin. Et ma sain mingi auhinna isegi selle eest veel. Et 15 rada. See Saare on nii- öelda see. Loomulikult. See pole nagu väga jah. Et väga uhke. Oota, aga peale Niitvälja järgmine nii-öelda siis. Ma ütleks Pärnu Pei. Ma mõtlesin, et tuleb Otepäält üles, saab mütata. Otepää on minu arust ideaalne koht, kus mängida. Nüüd varsti tulevad klubide vahelised meistrivõistlused. Ma arvan, Otepää on ideaalne koht, kus neid mängida. Kuidagi nii hästi see rada soovib selliseks match breaks ja seal on nagu palju ettearvamatust ja kuidagi võib juhtuda mida iganes. Ja Otepää on ikkagi nagu, nad on nagu siuke omaette ekstreemsus. Ja. Et sa pead reaalselt nagu valmis olema, et seal ei ole niimoodi, et lähen kohale ja hakkan siis vaatama, et seal on pigem see, et nagu natukene juba enne mentaalselt pead valmistuma, et see 3. tõus on ja. Kui rada teeb su 1-0 kohe kiirelt ära. Seal on tõesti võib juhtuda mida iganes, et seal iga rada on mingi jama kuskil, samas võid mängida hästi, et ta ei ole selline traditsiooniline nagu championship väljak, nagu meil siin mõned muud on, aga ta on omamoodi kogemus ja ma arvan, ta läheb sinna nagu heas mõttes erilise kategooria alla. Ja ma olen täiesti nõus. Minul on kuidagi niimoodi, et Otepää mind alati hoiab. Ta oli kunagi mul koduväljak ka, ja ma sealt Lõuna-Eestist pärit on ja et siis ma seal alustasin, aga jah, kuidagi et mõni rada läheb untsu vahest, ikka juhtub, aga et üldjoontes ikkagi kuidagi alati on sealt nagu hea ära tulla või niimoodi, et jällegi mingi äge kogemus nagu, et päris nagu nuttes ma sealt ei ole nagu ära tulnud, et ma mäletan mingi aasta meil oli miidide see võistlus oli siis Otepääl ja samal ajal oli ju see juuniorite see rajamängu meistrikad on ja need on samal ajal. Ja seal Otepääl oli niimoodi, et seal oli mingi 32 kraadi täis leitsak, õhk läbi ei käinud metsa vahel. Ja see oligi, et kõik seal põhimõtteliselt surid on ja vett ei olnud enam ja ulbardakk oli, et õuduskuubis. Siis mina jumala rahulikult kõnnin seal mingi üksinda säran, et oi hea, nii hea soe oli. Siis teised olid lihtsalt kõik märjad rätikud peale, ei mulle sobis. Ja nagu reaalselt sobiski. Ja ma võitsin seal, siis mulle sobis, et vahest on niimoodi. Kui me jõuame kohe fänni küsimuste juurde, aga mul tuli enne sellega seoses siin nüüd üks hea küsimus, et kas sul on mingi rada, mis sul on jäänud niimoodi hinge kripeldama, et see rada on suga teinud nagu 1-0, sa tunned, et sa saad seal hakkama, aga ühtegi sellist korralikku ringi ei ole maha saanud. On mõni selline, mis on nagu nii-öelda pinnuks silmas, et tead, kuni mingi ajani oli Saaremaa selline väljak, sest et ma ei sattunud sinna nii tihti, iga kord, kui ma käisin, siis kuidagi võib-olla sealt tulin tagasi nagu mingis mõttes pettumusega või ei olnud selline, et mingi tõsine õnnestumine on, aga nüüd, kui seal Eesti meistrivõistlused olid, siis ma arvan, ma sain täitsa okeilt hakkama ja mul seda nagu enam ei ole ja kuskil muude väljakute või asjade osas mul ka nagu ei tule seda pähe, ma arvan, see on nagu hea asi või võib-olla ma olen ära unustanud, mis golfarina on ka võib-olla hea omadus. Et seda mitte, aga ma arvan, Saaremaa oli siuke koht, mis ma nüüd tunnen, et ma olen nagu mingis mõttes nii-öelda jagu saanud sellest rajast või nagu, et näen ka, olen ära näidanud, et ma suudan seal nagu normaalse tulemuse mängida. Ja siis üks asi veel, kui me rääksime tegelikult tulevikuplaanidest, kui ühel hetkel võib-olla samal ajal, aga pigem pärast seda nii-öelda profikarjääri proovimist, loodetavasti on see hästi pikk, aga kas sa näed ennast kunagi golfitreenerina? Mulle on paljud inimesed öelnud, et ma võiks olla golfitreener ja tegelikult mulle nagu juba nagu kui ma ise olin nagu noorem, siis mulle on see nagu idee meeldinud või mulle on nagu alati meeldinud teisi aidata ja paratamatult, kui me oleme olnud, kui meil on nagu olnud välismaa treener oma pundiga ja me temaga kogu aeg nagu näost näkku ei näe või siis isegi videovahendusel ei näe, et me oleme nagu oma pead, siis me oleme pidanud üksteist aitama palju, mis on olnud nagu normaalne osa meie golfiteekonnast. Ja mulle on see nagu alati hästi meeldinud. Et mul on nagu meeldinud, kui sa nagu näed, et kuidas keegi saab nagu paremaks või kuidas nii-öelda sa saad nagu aidata kellelgi, et neil on nagu nende mäng jõuab kuidagi järgmisele tasemele.
et ma ei välista seda mõtet kindlasti. Praegu mulle meeldib ise mängida ja ma näen, et sellel on nagu mõtet, aga kunagi miks mitte, jah. Et ütleme, et idee on juba pandud kuskil kasvama, et võib-olla üks hetk ma pühendungi 100% sellele. Ja mõttu. Aga lähme siis nende fänni küsimuste juurde. Top fännid on tulnud siin, aga alustuseks mingil määral tuli see meil kahasse selle suure fänniga, et üldjuhul kui on nagu vennad-õed, kellel on selline mõni aasta vanuse vahet, siis ja kui harrastatakse nagu sama spordiala, siis kaasneb rivaliteet tihti peale. Kuidas teil vennaga on? Kas te olete sellised hästi heas suhtes olnud alati ja üksteist nii-öelda pigem nagu aidanud või on alati käinud mingisugune selline võistlusmoment ja vaja parem olla? No meil on vanusevahe 2 aastat, mis on täpselt selline, et väiksem tahab elu eest teha suuremal ära ja suurem ei saa mitte mingi hinna eest lasta väiksemal võita. Ehk siis see nii-öelda rivaliteet on seal alati olnud. Ja kui me olime nooremad, siis vahepeal kiskus ka see päris tuliseks. No nii. Ka nagu muude spordialade peal, aga ma ütlen seda hea meelega, et viimased juba päris mitu aastat me saame ikkagi väga hästi läbi ja see nii-öelda võistlus on nii-öelda üksteisega võistlemine tuleb meile igati kasuks. Et mul oli, ma tean, et mul oli nooremana selline mingi mõte või tunne, et kuna mu vend on hästi andekas igas spordialades. Siuke tunne oli, et ükskõik mida ta teeb, tal lihtsalt tuleb välja, on ju. No nagu Robin Valtigi. Ja, mul oli selline tunne ja siis ma mõtlesin, et kurat, et ma nagu teen trenni nii kõvasti ja nagu pingutan ja siis mängin tema vastu ja siis ta on nagu noorem ja siis lihtsalt teeb kuidagi nii lihtsalt ära mulle. Aga golf on siuke mäng, kus lihtsalt vähemalt nagu liiga pikalt lihtsalt midagi ei tule, et sa pead ikkagi vaeva nägema ja minu jaoks võib-olla muutus see väga suuresti siis, kui ma nägin, et tema nagu hakkas tõsiselt treeni tegemisse panustama ja tema sai aru ka, et nagu kuidagi niisama kulgedes ei ole võimalik nagu lõpuks nagu väga kaugele jõuda. Ja kui ma sain seda aru, et tema nii-öelda mindset muutus, siis ma nii-öelda minu respekt tema vastu ka väga palju tõusis sellega. Ja ma arvan, sellest ajast me oleme nagu üksteist aidanud, nii-öelda edasi pushinud ja teeme seda praegu ja loodetavasti ka edaspidi. Järgmine küsimus fännisektorist tuli USA toitude kohta. Et räägi, ma arvan, vabas vormis sinu seisukoht USA söögi osas. See vist on päris selline koloriitne. Ma olen 2 korda seal käinud, et mingisugune arusaam on sellest tekkinud, aga kuidas see ülikooli ajal siis, ma saan aru, ülikoolis on oma nii-öelda söökla ka ilmselt ja mingid võimalused, aga muus osas? No ma alustaks üks looga, et esimene päev või õhtu, kui ma USA-sse jõudsin, ma andusin, abitreener võttis mul lennujaamast peale ja siis viis mind sööma. Ja me läksime siuksesse kohta, kus olid pitsalõigud, mis olid enam-vähem sama suured kui meil Eestis üks terve pitsa. Ja siis selle pitsalõigu peal olid mingid kana ja asjad, aga olid ka sibularõngad. Ja siis ma sain sellise pitsa esimesel õhtul ära, kus olid mingi sibularõngastega pitsa, mis oli täiesti minu jaoks nagu müstiline, sest et Eestis sa mitte kunagi sellist asja ei näe või ei saa, on ju. Et see oli minu tutvustus nii-öelda USA toidumaailma. Ja eks ma olen seal olles kõik need, tegelikult ei ole kõik, ma ikkagi valin, et ma kõiki neid kiirtoidukohti ei ole ära proovinud, ma arvan, et kõiki sa ei jõua ka, sest neid kokku lugedes on, ma arvan, sadu võib-olla. Aga ma olen selle nii-öelda fried chickeni ikkagi korduvalt ära proovinud, mingid muud asjad, ütleme barbecue't nad teevad väga hästi, igast mingit liha küpsetamist nagu grilli peal. Seda nad teevad hästi, selle fritüüritud kanafänn, ma suurim ei ole, seda võib süüa, aga ütleme, et igapäevaselt ma ei suudaks sellega nagu toituda. Et seal, ma arvan, põhiline, mis ma nagu oskan öelda USA kohta on see, et
et sul võib-olla rohkem kui Eestis sul nagu sõltub oma valikutest või nagu, et sa pead väga teadlikult valima, sest et kui sa nagu lihtsalt lähed sinna, kus su nagu mingi impulss sind viib, siis sa jõuadki iga päev sinna fritüüritud kana kohta ja sööd seda seal kastme sees ja friikartulitega ja jood liitrise koka sinna juurde, on ju. Spordi nii-öelda sellele fitil ja ta päris kasuks ei tule. Jaa, aga sportlased söövad ka samamoodi seal, eriti need, kes on USA-s üles kasvanud, on ju. Mul olid seal viimane aasta nüüd mingid tiimikaaslased, kes ka hommikusöögi kõrval liitri kokat ära, mis minu jaoks oli täiesti müstiline, aga nende jaoks oli normaalne. Ehk siis seal on nagu igast asju, aga mul on olnud erinevad sööklad. Viimane aasta oli väga super, sest et oligi nagu sportlastele eraldi söökla, kus pakuti 3 korda päevas süüa erinevaid asju, ka normaalset toitu. Oli ka mingid USA toite, mida seal osad usakad kohalikud sõid, aga siis me tegime ühe tiimikaaslasega nalja, et ütleme, et kui oli 10 asja valida sealt nagu buffeest, siis mina võtsin 5 ja tema võtsin need teised 5. Ehk siis seda, mida ma ei söönud, sõi tema ja vastupidi. Et meie need toidueelistused olid natukene erinevad. Aga ma olen ka pidanud väga palju ise süüa tegema aastate jooksul. Mis tähendab seda, et ma olen ise poodi, valin välja need asjad, mis ma söön ja teen nendest endale nagu toidu valmis ja siis ütleme, et saab teha need valikud, mis on sulle nagu head või mis on nagu minu eesmärkidega kooskõlas. Et ma ei pea sööma seda, mis mulle on kuidagi ette antud, et võib-olla kõige keerulisem koht ongi see, kui me läheme võistlustele tiimiga ja siis treenerid või siis mingid mängijad otsustavad, et me läheme sööme näiteks Chick-fil-Aid ja või mingit muud sükest kiirsöögi kohta ja tihtipeale meil ei olegi valikut, sest me peame midagi sööma. Ja noh, sa ei hakka ise süüa tegema seal reisi peale, et sa võtad midagi, kus saab kiirelt ja siis oled sunnitud selle nagu asja ära sööma, mis sulle võib-olla väga ei meeldi, aga kui sul on vaja süüa, siis sa teed selle ära ja ütleme, et kui seda on nagu mõistlikkuse piires, siis see tegelikult ei tee sulle nagu midagi hullu. Kui sa saaksid ise valida nii-öelda enda cheat meali, mis oleks niimoodi, et ma ei tea, oleneb, et ütleme peale mingit võistlust, peale mingit head võitu näiteks, mis koht see oleks või mis see oleks? Sa mõtled USA-s just või? USA-s või üleüldse Eestis, et mis on reaalselt, vahest on reaalselt niimoodi, et ärked üles, siis mõtled, täna tahaks, ma ei tea, seda toitu või midagi niimoodi, et aga et nagu, kui sa ennast saaksid premeerida mingit toiduga, nagu, ütleme Eestis, teeme Eesti. Ma isegi ei tea, kas ma oskaks mingit kohta otseselt öelda, aga ma võib-olla sööks ära mingi suure steigi, mis ei ole nagu, ma ei tea, võib-olla nagu cheat meal sellises kontekstis, nagu sa teda ütlesid, aga ma sööks ära mingi suure steigi ja siis jooks mingi jäätsi kokteili näiteks. See võiks siis olla nagu see osa, mis on pidupäev. See kõlab hästi. Ja see on see, mida nad USA-s teevad väga hästi, et Eestis nagu neid liharestorane on vähe, aga USA-s mingi steakhouse on nagu väga, väga tavaline ja seal nad on harjunud seda nagu steiki küpsetama, et nad teevad seda ka väga hästi. Et see on minu, ma arvan, võib-olla lemmikosa USA toidukultuuri juures. Järgmisena, ütleme, sul on palju aastaid USA-s ülikooli nii-öelda aastaid taga, kus siis see tempo oli korralik ja edasi ega see ilmselt, kui sa tahad profi nii-öelda golfari elu elada, siis see golfi peab olema su päevades väga palju, et kuidas sa balansseerid oma elu golfi ja üldse eraelu vahel või nii-öelda siis kuidas sa suuda ennast välja nagu sealt lülitada ja tegeleda üldse sellist asja, et see golfi nagu vahepeal täitsa välja ära unustaks. Ja, ega see tasakaal on oluline ja see mõjutab väga palju, et mida aeg edasi, seda rohkem on aru saanud, et kui sa oledki 24/7 seal golfi sees, siis mõned ütlevad, sa peadki olema siuke nagu hull, et golfis edukas olla. Teisest küljest on maailma number 1 Scheffler räägib, et talle on paljud muud asjad olulised on ja et natukene kuidas kellelegi ma enda puhul näen seda, et mul on ikkagi oluline, et mul oleksid muud asjad elus ka ja et kui ma teen golfi, ma olen 100% seal, aga kui ma sealt olen eemal, siis ma tegelen mingite muude asjadega, et ma arvan, see on nagu minu jaoks tervislikum lähenemine ja ka võib-olla jätkusuutlikum lähenemine, et USAs vähemalt on nagu see, et sa oled mingi hetk hõivatud koolitööga ja nagu oled seal tiimikaaslastega on ja teisest küljest, kui sa pead nagu tegema golfi ja koolitööd kõrvuti, siis see nagu kurnab. Et kui sa tuled nüüd tagasi koju ja nagu golf on sul üks asi ja seda koolitööd otseselt kõrval ei ole, siis tegelikult sa vaatad endale mingid nagu muud asjad, et
sa käidki nagu muudes kohtades, oled teiste inimestega, räägidki täiesti teisi jutte, et ma arvan, mida aeg edasi, seda rohkem mulle meeldibki minna väljaspool golfi ja ma ei tea, näiteks lähed sõpradega, räägid nagu mingitest täiesti muudest asjadest, et ma ei lähe nagu nendele rääkima, kuidas mul golfiväljakul läks. Selleks on ka nagu aeg ja koht on ju, ja see on pärast ringi saunas, räägid seal teiste samasugust entusiastidega, aga kui sa selle endale nagu igale poole kogu aeg kaasa viid, siis varsti pole neid sõpra. Jah, varsti võib-olla neid sõpru, aga mulle nagu see, mida Scheffler räägib, hästi palju sümpatiseerib, et ta ütleb, et golf, et see golf nagu kuidagi ei defineeri teda või et see golf, et tema elu ei ole golf, vaid see golf on midagi, mida ta nagu teeb. Ja ma arvan, see ei ole nagu selles mõttes halb lähenemine üldse, et see ei tähenda, et sind nagu ei huvita, vaid see on just see, et sa saad aru, et sul on nagu mingisugune tasakaal ja sul on nagu see, et kui golfis läheb hästi või halvasti, see nagu mingis mõttes ei riku või ei make or breaki sinu ülejäänud elu on ju, sest et golf on niikuinii niisugune mäng, kus enamus aega sa ei võida. Väga harva, kui üldse võidad on ju, et ma olin 6 aastat USAs, ühe korra võitsin ja see on super hästi. Et see kõik on nagu tasakaalu küsimus ja see on igati asjakohane küsimus, et kuidas see välja näeb. Meil on 2 sellist head küsimust veel lõpetuseks ja ma võtaks mul on üks lisaküsimus ka. Annan sulle kohe selle, aga sa mainisid just Schefflerit ka, aga kes on sinu lemmikmängija või golfi tõeline eeskuju? Kas on keegi, keda sa nagu ütleme nii, et jälgid ja jäljendad, ilmselgelt ajad oma rida ka, aga kes on see, keda sa nii-öelda alt üles vaatad? Ma olen väga pikalt olnud Rory fänn. Niimoodi isegi, et ma väiksena ei teadnud, kes ta nagu täpselt on ja miks ma ta fänn olen, aga ma teadsin, et ta mulle meeldib. Et ma mäletan, kui ma kunagi hakkasin golfi vaatama, siis ma hakkasin vaatama, et mis Rory teeb ja kus ta on ja mis ta teeb ja siis tema oli nagu oli küll proff juba, aga oli ikkagi oma karjääri alguses ja enne, kui ta majoreid oli võitnud ja nii edasi ja millegi pärast ta nagu mul hullult meeldis ja nüüd mida aeg edasi, seda rohkem ma olen nagu ütleme, et ma ikkagi väga tugevalt nagu jälgin teda, vaatan, mida ta räägib, mulle meeldib see, kuidas tema asjadele läheneb, et juhtus see kogemata või mitte, ma olen väga hea meel, et mul on nagu nii-öelda, et ma olen nagu tema golfi teekonda jälginud. Ja muidugi ma olen Tigerit väga palju nagu tagant järgi vaadanud, et mina olin siis liiga väike, kui tema oli oma võimete tipul, et sellelt midagi aru saada ja jälgida, aga tagant järgi vaadates see on ikkagi ülikõva näha, nagu kuidas tema seda mängu mängis, et ma arvan, ta on inspiratsiooniks nagu enamus golfimängijatele, kes on olnud varem täna ja ka nagu tulevikus, et temast on nagu raske mööda minna. Kas nüüd on minu küsimuse kord? Ei, tegelikult mina tahtsin ka, et kuna meil on juba põhimõtteliselt lõpp siin, et siis ma tahtsin su käest küsida seda, et kui sa vaatad nii-öelda praegu üldse nagu seisu Eesti golfis, siis et võib-olla, et mida sa nii-öelda hetkeseisust arvad või mida sa arvad, et mida me siin Eestis veel saaksime teha või et kus see meie suund on, mis meist saab siin? Mis seis praegu on? Ma arvan, Eesti golfis on nagu huvitav seis mitmel nagu mitut moodi, sellepärast, et ühest otsast meil ei ole nagu kunagi olnud nii hea seis, et meil on nagu väga palju nagu ka Euroopa ja maailma tasemel arvestatavaid golfimängijaid ja me oleme seda nagu näidanud nii individuaalsete kui ka nagu võistkondlike tulemustega, et inimesed ikkagi teavad nagu, kes või et mis asi Eesti on ja et siin mängitakse golfi ja mängitakse nagu hästi golfi. Ja loodetavasti sellest kasvavad välja ka nagu nii-öelda profimängijad ja tuurimängijad, et ma arvan, eeldused selleks ei ole kunagi nii head olnud. Teisest küljest, kui ma vaatan nagu nooremaid, siis muidugi minu kahjuks mängib see, et ma olen palju ära olnud ja ma ei tea neid kõiki nii hästi, kui ma kunagi teadsin. Aga ma näen seda, et mingis mõttes me ei näe vähemalt nii laialdaselt nagu seda järelkasvu nii-öelda meie generatsioonile, mis tähendab seda, et seal võib-olla kuidagi tuleb nagu rohkem tööd teha.
Ütleme, et see, mis ma oskan öelda selle põhjal, mis ma näinud olen, on see, et noorte puhul on võib-olla see nagu baas või mingid nagu põhiasjad, millest sa golfi alustad, nagu mingi gripp, see, kuidas nad palli taga seisavad, pallipositsioon, mingid siuksed asjad, on nagu see, millega tuleks nagu tööd teha selle jaoks, et neil oleks võimalus kunagi mängida tulevikus, kas nad siis otsustavad seda teha või mitte. Et minu arvates võib-olla üks murekoht, mis meil on, et need mängijad ja noored, kes jõuavad nagu sinna vanusesse, et nad peavad otsustama, kas tegeleda golfiga nagu tõsiselt edasi või mitte, siis natukene neil jääb võib-olla puudu nagu tehnilisest küpsusest ja teine asi, mis võib-olla, mida me saame paremini teha, on see, et seda golfikultuuri nagu tervikuna võib-olla peaksime rohkem arendama ja sinna rohkem panustama ja seda saan teha ka näiteks on ja mina ja teised, kes meil on nagu jõudnud kaugemale tasemele ja oleme selle asja nagu sees olnud, et seda kuidagi nendele noortematele tagasi anda. Sest et ma tean, et see oli nagu meil hästi suur asi, et meie olime nagu samamoodi sellised noored, kes ei teadnud nagu mitte midagi, aga siis me olime nagu, hakkasime vaatama golfi, hakkasime seal nagu õppima selle mängu kohta. Et kui sa vaatad neid sammu, kellest me räägime, Scheffler ja Rory ja Tiger ja kõik, siis nad tegelikult on nagu väga suuresti selles mängus nagu sees, et nad teavad, kes on mingid turniire võitnud, kus on need turniirid toimunud, nad teavad seda golfi ajalugu, nad teavad seda kõike, mis seal ümber käib. Ja ma arvan, et meil on nagu, kuna Eesti golf on tervikuna nii noor on ja meil seda golfikultuuri on vähe ja me peame seda ise tekitama. Üks variant on see, et me kuidagi saame seda inimestelt, kes tulevad väljaspoolt, aga ma arvan, et me oleme jõudnud süksesse kohta, kus me saame seda ka nagu ise tekitada, et loodetavasti, kui me siin räägime sellest, siis võib-olla mõni noor vaatab mõnda golfivõistlust rohkem või arutab sõpradega või lihtsalt tunneb huvi, et kas või tuleb, räägib meiega, et me alati hea meelega kõigiga suhtleme, võib-olla nemad nagu, ma ei tea, pelgavad tulla, sest ma tean, mina olin noorem, kunagi vaatasin teistele alt üles ja ega ei olnud see, et läheks nüüd räägiks, küsiks midagi. Aga kui huvi on, siis kindlasti tasub seda nagu teha ja ma arvan, tegelikult meil nagu lapsi mängib rohkem kui siis, kui mina alustasin ja paljudel neist on väga head eeldused jõuda kaugele, et ja ma arvan, et see võtabki nagu nii-öelda sinna on vaja nagu ühist panust nendelt inimestelt, kes Eestis golfiga on seotud, et üksinda seda keeruline teha, aga kui me teeme seda koos, siis ütleme, et väikse riigina see on see viis, kuidas meil on võimalik olla edukad. Ma usun, et just see sama sinu üleskutse, et tulge juurde ja küsige või isegi kas või ma ei tea, kirjutage sotsiaalmeedias, et täna sa avasid just seda USA ülikooli elu tausta ka, et ma usun, mõni saab siit kindlasti võib-olla mingit ainest, mingit pushi juurde, et mõelda rohkem võib-olla sinna poole ja kaugemale ja täpselt samamoodi, et küsida selle osas ka nagu kas või sinu käest nõu. Ja absoluutselt, sellepärast, et me oleme käinud ka korduvalt erinevatele noortele rääkimas, aga ütleme, et kui me käime aasta või 2 tagant nagu teeme ühe mingisuguse päeva kuskil, siis võib-olla kõik ei saanud tulla või siis, et lihtsalt on ja neil mingid muud asjad tulevad peale, et see on normaalne. Et meie, ma ütlen, julgen öelda, et mina ja siis nii-öelda veel, kes on käinud USAs ja kes on üldse mänginud nagu Eesti mõistes ja ka Euroopa mõistes ja maailma mõistes kõrgel tasemel golfi, siis meie nagu suudame ka mingite nagu teadmiste ja kogemustega nagu tagasi anda ja ma arvan, see on ainult õige, et me seda nagu ka teeme. Sellepärast, et kui meie seda ei tee, siis kus need järgmised nagu teadma peaks üldse, et mida nad tegema peavad või mida neil vaja on või üldse, kui nad, võib-olla nad ei teagi, kus nad tahavad minna, on ju. Ja ma usun, et me saame nagu selle juures aidata, sest lõppkokkuvõttes on ka meie huvi, et Eesti golfil läheks hästi, et me oleme nagu, ütleme, võib-olla otsa lahti teinud ja siit on tekkinud nagu võimalusi mingis mõttes juurde noortele, mida kunagi ei olnud. Aga teisest küljest tulebki siis nagu ütleme päriselt midagi nagu teha sellega või tuleb see nagu võimalus ära kasutada, mis meil on tekkinud siin. Aga lõpetuseks viimane küsimus, millist saavutust oma golfikarjääris pead sa kõige suuremaks või kõige märgilisemaks? Ma arvan, et selle aastal on olnud päris mitu korralikku saavutust, et võib-olla golfis ikka loetakse on ja võite. Et enne seda, kui ma seal ülikoolis võitsin, mul paar aastat ei õnnestunud ühtegi turniiri võita, et selles mõttes ma arvan, see on
see on kindlasti üks nendest nagu tipphetkes minu nagu golfikarjääri jooksul, et üks asi on see, et kui ma siin Eestis olen mingeid erinevaid tiitleid võitnud, ma tean, et need on minu jaoks olulised olnud, kunagi kui ma Niitvälja karika võitsin, siis see tähendas minu jaoks palju, sest et see oli minu koduklubis ja ma olin selle palju mänginud, ma olin paar korda lähedal olnud, aga mul ei olnud õnnestunud võita, siis ükskord, kui ma lõpuks sellega nagu hakkama sain, siis see oli mul nii-öelda väga suur asi, aga ma arvan, ei ole nagu vale, kui see võidetud turniir seal ülikoolis panna nagu esimesele kohale, sest et ikkagi jah, see oli võit, see oli nagu mingis mõttes ilus lõpp minu teekonnale USA-s ja ma arvan ka nagu taseme poolest ta on kõige kõvem võistlus, mis ma kunagi võitnud olen, et me võime siin teistest ja kolmandatest kohtadest rääkida, aga lõpuks ikkagi loetakse golfis karikaid ja ma arvan nii-öelda see karikas lähen koju ja vaatan seda ja saan aru, et midagi on nagu hästi tehtud. Ja kindlasti neid võistlusi tuleb veel. Hakkad täiega võitma. Järgmiseid karikaid. Uhkad ja suuremad. Tänud, et sa tulid. Tänud, et sa jagasid neid kogemusi ja seda infot ja soovime sulle edu tulevase profikarjääri tee sillutamisel. Ja mine sa tea, võib-olla kunagi meil on selline asi nagu näiteks Varjunite golfiakadeemia või mine sa tea, jääme ootama. Never know. Aitäh kutsumast ja hea meel on erinevaid asju jagada ja tõesti võib-olla kunagi isegi õnnestub siia tagasi tulla ja rääkida mingitest järgmist asjadest, mis on hästi läinud, nii et kindlasti. Jah. Aitäh. Suurepärane, tänud ja kõigile vaatajatele tänud, et lõpuni välja jõudsite ja järgmiste saadeteni.